Tervist! Täna külas mul Mihkel Seeder ja vaatasime filmi Müütilised teekonnad. Ja Mihkel oli üks nendest, kes tõlkis seda filmi ja sellepärast on hea sinu käest küsida selle filmi kohta, et sa oled põhjalikult selle sees olnud. Aga ma tean seda ka, et see ei olnud nagu lihtne tõlkimine. Oli see nii? Jah, et meie nii-öelda tõlkimistiimil, sellest tõlkimisosas päris mitu osapoolt. Tõlkimine ja toimetamine. Jah, tõlkimine toimetamise ei olnud lihtne. Aga miks ta ei olnud lihtne? Mis tegi asja keeruliseks? Et see ei olnud ju esimene film, mis me oleme tõlkinud ja me oleme palju pikemaid filme tõlkinud. See Donomeetod Heildvorskini oli üle 2 tunni pikk. Aga see film oli, ma arvan, et see märksõna on intensiivsus. Palju infot siis? Palju infot, just nimelt see tihedus ja viis, kuidas seda edasi anti, et seal oli vist ilmselt ka see aspekt, et seal olid need müüdid ise, seal oli osasid lugusid jutustati ja siis need erinevad targad inimesed kommenteerisid. Ja see on, kuidas nimetada, kommenteeritud dokumentaal. Jah, kommenteeritud dokumentaalfilm. See on siis, et on üks selline nii-öelda lugu ja sinna kõrvale on valitud siis kamp maailmakuulsad mõtlejaid, inspireerijaid, kes siis oma mõtteid jagavad, et ma olen kompassi tõlkinud ja nii. Aga see film kuidagi tõusis kohe esile, et see intensiivsuse noot oli väga tugev, et tal oli väga palju, väga aktiivselt jagati neid mõtteid ja ka see filmi näitamise viis oli selline suhteliselt kiire. Et see oli, huvitav. Mõtlesime, et 1,5-tunnine film, aga vaata, iga film on erinev. Ma tean seda, et selle filmiga tekkis üldse selline, et ilmselt siin on, ma kahtlustan ka, et see mitte ei olegi ühe korra vaatamise film on, et juba see tegemise protsess tegelikult võttis tõlkimine aega, toimetamine võttis aega ja lõpuks ka subtiitritega varustamine, et ilmselt kõik see nagu väljenduski nagu selles, aga lõpptulemus on suurepärane. Jah, aga see on üks huvitav asi, üks huvitav selline suhtumine, mis on tekkinud filmikunsti. Ma kardan, et paljuski läbi televisiooni on see, et filmikunst on passiivne kunst vaatajale, et vaataja lihtsalt laseb ennast rahulikult tugitooli ja laseb ennast siis erinevate piltide. Ja see on nagu tapeet. Siin lõbustatakse, et sa ei pea ise kaasa mõtlema, aga see konkreetne film on just väga hea näide filmist, kus sa pead väga palju kaasas olema, kus sa pead ise mõtlema, ise panustama, et seda informatsiooni hulka kuidagi töödelda. Ja nagu sa ütlesid, see on mitme korra vaatamise film. Ja ilmselt mitte ainult mitme korra vaatamise, aga just nimelt sobilik film nagu mitmekesti vaatamise. Võt sellisel filmi või vestlusõhtul. Et just, et seda asja veel siis arutada oma vahel, üle rääkida, et see nagu nõuab seda kohe, et see pole nagu üksi vaatamise film isegi. No just, aga mõtlemisteema nad on valinud. Nii? Tohutu teema, lood, müüdid. Et kas sellest suuremad teemad, elu, teemaks on täna elu. Ega vist. Et lugu on hämmastavalt suur teema ja siin on küll valitud nagu üks konkreetsem suund müüdid, aga selle mõttega minnakse selle filmi raames päris mitmetesse valdkondadesse. Aga alustuseks kohe nad ka seal filmis seletasid, et me peame rääkima veidi sellest mõistest müüd. Absoluutselt. Ja miks? Selleks, et tänapäeva kasutuses sõna müüt on saanud nagu teise tähenduse. Müüt võrdub nagu vale. Ma tean selliseid juhuseid on olnud, et käid kuskil, giid räägib ajaloolisest objektist, räägib mingit lugu, aga lõppu ütleb, see on kõigest müüt. Ehk jäetakse üles nagu see, et see on selline tore lugu, aga see ei pretendeeri tõele. Jah. Et see pole nagu tõde. Telesaade Müüdimurdid on väga populaarne, kus valesid linnalegende lükatakse ümber. Seal võib ka mõni asi õigeks osutuda, aga see on huvitav. Minu jaoks 2 väga sarnast mõistet on legend ja müüt. Millegipärast legend on pigem ilusam sõna. Nagu ilusam sõna, aga müüt on tõesti öeldakse üldiselt, et mis müüdiga see. Linnamüüt. Linnalegend, kumb parem on. Linnalegend ka ikkagi, see on linnalegend. Jah, linnalegend. Aga ma ei tea, miks müüdiga seostub väga palju sellist, et see on arvatavasti mingi vale või see asi on mingisugune. Ja, aga vaata siin filmis nüüd oligi niimoodi, et aga nemad toovad välja siis hoopis vastupidist. Ehk me peame ikkagi aru saama selle sõna tegelikust sisust ja sügavusest. Ehk mis need müüdid on? Need on väga vanad lood. Need on lood, mis on vastu pidanud ajaproovile, on aktuaalsed ka muutuvates ühiskonnakordades ja oludes, kõnetavad meid jätkuvalt.
ehk see on ikka midagi väga tõsist ja suurt või? See on kodeeritud inimtarkus, nagu seal defineeritakse. Et see on inimteadmine, mis on aastatuhandetega talletatud loovormi ja mida on ka tänapäeval võimalik siis enda jaoks lahti mõtestada ja mis siiamaani on oluline. See aitab sul... Mis kõnetab ka täna. Mis kõnetab täna just nimelt. Tegemist pole mingisuguse ajaspetsiifilise või kohaspetsiifilise looga, mis töötab ainult selles kontekstis. Ei, see töötab ka tuhandeid aastaid hiljem ikka veel. Aga ütle nüüd, ma nüüd küsin sellist asja sinu käest ka, et aga siis kuidas nüüd omavahel või on see sama suhtestuvad sellised sõnad müüt ja muinasjutt? Muinasjutt, iidne muinasjutt. Muinasjuttude kohta öeldakse ju täpselt samamoodi. See on varasemate põlvede selline kodeeritud, krüpteeritud tarkus, mida antakse edasi jutuvormis. No muinasjutul on... Teda on kitsendatud selle mõttega, et see on justkui suunatud lastele. Ja see ta on nagu lihtsamaks räägitud. Ja ta on justkui õpetlik, et see on mingi õpetlikkus peidus. Aga ma arvan, et muinasjuttu võib päris hästi ka sinna sama müüdi sekka liigitada. Ja tegemist on ikkagi looga, mis on pidanud vastu ajahambale. See üks väga hästi, üks daam ütleb seal samas filmis, et tema julgeb usaldada lugu, mis on pidanud vastu ajatestile mitu tuhat aastat või mitusada aastat. Tähendab, selles loos peab midagi sellist olema, mis on meie jaoks oluline. Et muinasjutud minu jaoks on väga-väga huvitavad ja minu arust, kui tõesti ükskõik mis rahvus, kas Eesti muinasjutt, Saksa muinasjutt või kuulsamad vast, kui need samamoodi Hiina muinasjutud, siis tegelikult nendes on ju peidus mingi selline aeg. Mul tekkis selline kiusatus täiesti meelevaldselt liigitada, et kas me võime öelda, et tegelikult müüt ja muinasjutt lähevad paljuski samasse valdkonda, aga üks on nagu selline rohkem lihtsamalt ja lastele jutustatud ja teine on selline nii-öelda nagu täiskasvanute muinasjutt. On see nii? Minu just on päris hea liigitus. Jah, aga see oli täiesti meelevaldselt. Aga mis on selle filmi väga suur sõnum, et me peame hakkama müütidesse teisiti suhtuma, mitte vaatama neid kui lihtsaid lugusid, vaid nägema, sealt tulevad ka seda õpetust või infot või seda sisu. No just. Aga see ongi üks huvitav, üks väga oluline punkt selles filmis, mida nad üritavad siis seal erinevate inimeste kaudu esile tuua on, et miks ei võiks lihtsalt, et müüt on siis tõde, mis on räägitud või õpetus, tarkus, teadmine, mis on räägitud läbi loovormi. Et miks ei võiks lihtsalt öelda selle tõe ära? Asjad on niimoodi. Aga miks? Aga väide on see, et inimese loomulik mõtteviis on läbi loo. Inimene mõtleb maailma lugudes. Ja see on see viis, kuidas me võtame informatsiooni vastu, kuidas me seda kõige paremini töötleme, kuidas me seda kõige paremini talletame. Et kui keegi tuleb sulle nina alla näppu vibutama ja ütleb, et see on tõde. Nii need asjad käivad. Nii tuleb teha. Nii tuleb teha, see on tarkus. Mis on sinu esimene reaktsioon? Kaitse. Ja ma hakkan kohe protestima selle. Ma isegi, seal tekib ajublokk, konstruktiivset dialoogi järgne, ma lähen kohe kaitse, parim kaitse vastu. Absoluutselt, aga lool on algus, keskpaik, lõpp. Seal on mingisugune konflikt, seal on tegelased, kellel kaasa elada, seal on mingisugused panused mängu pandud. Sul tekib see kaaselamise tunne, sul tekib see soov teada saada see põnevus, mis nüüd saab. Ja see haarab siin endale kaasa ka mõttele, et miks need asjad on niimoodi. Öeldakse, et oluline algus on püüda tähelepanu, aga teiseks, kui ei teksti küsimust, et miks need asjad on niimoodi, siis see lugu on, siis ta ongi võib-olla see üks järjekordne sõna lihtsalt narratiiv, lihtsalt üks lugu. Aga kui see tekib juba taha see küsimus ka, et miks need asjad on niimoodi, mis see lugu mul üritab öelda, siis see võib olla midagi suur. Aga mis siis oleks esimene nagu selline asi, mis juba siit nagu esile kerkib, on ka see, et tegelikult ilmselt jah, et me neid müüte ei peaks võtma kui lihtsalt ühekordset lugu. Ja emotsioonitult või ka kuidas iganes seda ära kuulama, lugema, vaid tegelikult olema sellises avatud seisundis, et nägemaks ka seda sõnumit, et mida see lugu tahab meile öelda. Mitte nii, et nagu sa kirjeldasid, nagu me filme vaatame, et sisuliselt on nagu tapeet ja mingit emotsiooni ega mingit ima sealt ei tulnudki ja sa järgmine päev isegi ei mäleta, mis see film rääkis. Aga müüdiga nüüd on niimoodi, et see ei ole lihtne lugu, vaid see on ikkagi selline, et seda tasuks isegi võib-olla mitu korda vaadata, mõelda sellel teemal, et selle infoni jõuda selleks, et nagu me alustasime, me ütlesime, et see on selline krüpteeritud või kodeeritud info. Ta ei anna ennast ka kergelt kätte. Ei, kindlasti mitte ja ta erinevas eluetapis avab ennast erinevalt. See võiks olema hea müüdi omadus, et sa erinevas vanuses, erinevas
just nimelt eluetapis tajud seda sõnumit erinevalt. Aga kui laiendada seda mõtet, et meil igaühel on oma elulugu, on ju. Ja kus nüüd oma eluloo jaoks saada inspiratsiooni, võib-olla üks koht ongi need samad müüdid. Kus sa saad juba mingisugust inimkogemust, kus seda on juba testitud mingil määral ja sa uurid, kuidas seal on need asjad õnnestunud, kuidas need asjad on juhtunud. Et äkki see on selline hea informatsiooni ja inspiratsiooni talletamise koht. Tead, sa kasutasid sõnaga narratiiv siin ja nüüd ma jäin nagu mõtlema, et aga kuidas seda, narratiiv on ka lugu. Aga ta võib olla siuke ühekordne lugu, võt siin jäävad ära nagu ütleme see testimine, ajas testimine ja võt see järjepidevus ja kõik see, et kumb siis, vaata siin tekkis selline kiusakas mõte, et mis võtta nagu oma eluloo, minu elulugu, me oleme lugusid jutustavad olendid, me ka enda kohta jutustame lugu, aga kus me nüüd saame selle alliga, mille pealt hakata jutustama? Kui ma sellise müüdi või ka oma suguvõsa loo pealt, eks ole, hakkan seda lugu jutustama, siis ilmselt see on rohkem minu lugu kui see, et aga ma võin võtta ka mingi narratiivi. Narratiivi all me võime mõista ju igasugust fiktsiooni ja ka selliseid asju, mida pakutakse näiteks meedias, mida pakub ühiskond, eks ole, ümbrus ja ma võin kogemata ka selle oma looks jutustada. Absoluutselt, et võib-olla siin ongi suur erinevus, et narratiiv on justkui lihtsalt üks vorm. Üks vorm, mille sisse on võimalik ehitada igasuguseid asju. Ja see konkreetne eesmärk või konkreetne väärtus ei ole nähtav, aga müüt on lugu, milles on olemas mingi sisu, mingi väärtus. Ja see tõid just välja väga huvitava aspekti, et see nii-öelda suguvõsa perekond, et kui hakata vaatama neid lugusid seal, siis see võib meie kohta hästi palju öelda. Aga siin on mingi hämmastav erinevus, et minu arust lugu annab sulle võimaluse vaadata maailma laiemalt, võib-olla mitte nii kitsalt, mitte jääda kinni oma puhtalt emotsioonidesse või mingitesse valusatesse kogemustesse. Kui ma mõtlen enda vanavanemate ja vanavanemate peale, kui lihtsalt mõelda niimoodi, no puhtalt faktiliselt, sündisid kehval ajal, elasid kehvasti, nägid sõda, kannatasid jõle halvasti. Kui hakata kokku panema enda suguvõsa lugu, siis mõtled, et no pagan, seda ei suudaks Shakespeare ka välja mõelda. Kui palju draamat, kui palju põnevust, romantikat, kõik žanrid, kõik suunad on esindatud, kui vägev, kui läbi põimunud see lugu on. Ja sealt olen mina saanud oma alguse. Sealt on pärit minu mingisugused jooned, minu mingisugused teed. Ja see on ka minu parim õppematerjal. Ma saan ju vaadata, missugused teed on jooksnud tupikusse, millised teed on läinud edasi, mida ma võiksin proovida. Mida võiksin edasi uurida. Aga ütle, kas me siis tegelikult ikkagi võime ka niimoodi liigitada, et selline oma suguvõsa lugu, nii palju kui ma seda saan uurida ja teadlikuks saada, on ka sisuliselt müüt. Absoluutselt. Ta ei ole narratiiv, et ma pigem tooks selle, et vaata, ma jäin mõtlema, et sa puudutasid möödunud sajandit ja siis, et mida on teinud suured režiimid vallutamaks teisi rahvaid, mida tehakse? Lõhutakse kõigepealt lugu. Vot see sama järjepidev lugu, eks? Suguvõsa lugu, rahva lugu, see tuleb ära lõhkuda, et saaks rahva üle valitseda. Ja nii toimus ka möödunud sajandil. Ma lähen veidikene ajaloos siin küll tagasi. Hiinas me käime ja seal on esimene keiser Qin valitses 200 enne Kristust, eks? Siis ta on küll nii-öelda palju head teinud, et ta ühendas Hiina ja tema nimest oli see China, tänane Hiina nimetus ja ühendas kirjakeele ja kõik suurepärane. Aga tegelikult seal taga oli ka täpselt selline loo lõhkumise moment ehk ta lasi põletada raamatuid, tappa teadjamehed õpetajad, miks lugu tuli ära lõhkuda. Et saaks ühendada erinevad rahvad ja nende üle valitseda, pakkudes asenduslugusid. Ja täpselt samasugune situatsioon minu arust toimus ka möödunud sajandil meil Eestis. Erinevad režiimid siin käisid, üks siin peatus päris pikalt, mida tehti? Lõhuti ära meie müüt või lugu, eks? Kuidas seda tehti? Inimesi küüditati, hukati, osad põgenesid ära ja just seda teadlikumad osad, kes olid need lookandjad tegelikult, see tegus loo. Raamatuid keelati ära. Raamatuid keelati ära, eks ole, loovpersonali tohutult retsenseeriti piirat, eks ole, niimoodi, et ei saaks lugu edasi jutustada. Ja see oli teadlik tegevus. Ehk selleks, et rahva üle valitseda. Ja mida siis tehakse? Pakutakse asenduslugusid.
neid narratiive pakutakse. Ja pakutakse, vot seal tulid Nõukogude Liidu kangelane, ei olnud pereväärtused tähtsad, sa pidid olema töö eesrindlane, sa pidid olema kodumaa patrioot. Vot sellised narratiive, eks ole, millel puudus pikk ajalooline taust ja vot see sama ajatest. Just. No ma tahangi rõhutada siinkohal, et narratiiv kindlasti ei ole negatiivne või nagu halva ei, mitte, aga ta on lühike. Aga tal ei ole oma seda ajalugu, et see on lihtsalt vorm, kuhu sisse võib ehitada ükskõik mida. Ja sinna ehitati siis konkreetse näite poole ehitati kunstlik lugu, mida kõik pidid hakkama siis tunnistama. Et tegelikult, mis võeti ära inimestelt võeti ära nende enda lugu ja lugu võrdub ju teadmine. Tegelikult võeti ära nende enda teadmised. Ja siin on see killustatuse küsimus tulnud, et siin filmis korduvalt tehakse juttu sellisest peidlusest, mida mina olen ise üllatunud. Ma ei ole lihtsalt varem nagu osanud seda sõnastada. On see sama, et generatsioonid omavahel ei tunne huvi. Meid ei huvita lood, mida räägivad inimesed, kes on olnud 70-80 aastat siin maa peal. Ja täpselt vastupidi, et vanemad inimesed ei huvitu sellest, mida tarkust, missuguseid lugusid on pakkuda noortel. Ja tegelikult lugu on sild. Need lood, ühised müüdid on sillad, mis on ühendanud erinevaid generatsioone. Ja mitte just selle eesmärgil, et vanemad annavad ainult noortematele nõu ja ütlevad, et nii tuleb asju teha. Liigutavad näppu, vaid lugu, kuhu kõik saavad panustada. Lugu, mis kannab edasi seda ühisteadvust. Aga hetkel tundub jah, et eks seda on ka palju, et kuna ma enda suguvõsa ikkagi tuleb välja suhteliselt tihedalt omavahel läbi, ma tihti puutu kokku inimestega, kes ütlevad, et nad ei ole juba ammu ilma ühegi oma sugulasega suhelnud ja seda kontakti absoluutselt ei ole. Et inimesed elavad väga erinevad elus, inimesed läheb väga kaugele oma juurtest. Aga Mihkel, aga võib-olla see ongi see tulemus, mis ma just kirjeldasin, et kui teadlikult järjepidevus katkestati, lood lõhuti, või vähemalt tehti kõik endast olenevad need lood lõhkuda, siis tegelikult see ongi tulemus. Ja see on nagu, see kestab mitu põlve, enne kui see lugu saab taastuma hakata, eks ole nii. Ja meil ongi segadus, meil ongi, eestlastena on rahutus, me ei tea, kes me oleme, me ei saa endast aru, me ei tea, kuhu me liigume, sellised vahepealt on lood lõhutud. Vot see müüt on lõhutud ja jälle me ei saa öelda hea algkontekstis, see on meie ajalugu, eks? Aga meil, kui me teadvustame endale seda, siis me saame midagi muud. Me saame hakata lugu teiseks jutustama. Ja minu arust on meil ikkagi teatud sellised traditsioonid, mida kindlasti sellise rahvaloo jutustamise juures on vajalik jätkata, on see, me laulsime ennast vabaks, meil on laulupidude traditsioon, kooskäimise traditsioon ja seda on hädasti vaja, ma arvan, et see ongi meid võib-olla niimoodi ikkagi edasi aidanud ka rasketest aegadest, eks ole. Et võt sellise nii üksikisiku kui rahvaloo jutustamise juures on vaja teha mingit tegevust. Just nimelt on vaja seda ühislugu, aga ühislugu saab alguse terviklikust individuaalsest loost. Et eks seal on täpselt samamoodi nagu võimalik tervel ühiskonnale peale panna mingisuguseid kunstlikke lugusid. Täpselt samamoodi võib juhtuda, et inimene võtab endale mingisuguse kunstliku loo, mida ta lihtsalt hambad risti, silmad kinni üritab. Aga kust ta võtab selle? See on küsimus, esimesena võiks ju kergesti kohe heita ette vanematele. Aga isegi ärme kasutada seda etteheide, aga ma arvan, et sul on õigus, et see sealt tuleb. Selleks, et vaata etteheide oleks niimoodi, et see oleks nagu inimene, et umbes, et vanemad on teinud teadliku tegevusena midagi valesti, aga ma kahtlustan, et vaata, see on kõik selline, et ega selle lapsevanemal pole kui tal pole oma lugu endast, siis kõike head soovides ta pakub ka oma lapsele võib-olla vildakat lugu. Vot see ongi, et kui ta maast madalast lapsele ütleb, et sa oled loll ja lampi algne, eks ole, siis lapse jaoks on see allikas väga autoriteet. Absoluutselt. Tema vanemad. Ja ta võtab selle oma looks. Ja kui ta nüüd ühel hetkel ei teadvusta seda, et see ei ole päris see, et ta on tegelikult hoopis andekam ja palju kenam ja ilusam ja nii edasi, siis ta elabki seda lugu oma elulooks. Ja tegelikult tundes sügavat rahulolematust ja midagi sellist. Ma just kasutin sõna ette heitma selles valguses, et see on see kõige esimene reaktsioon, mis inimesed tunnevad. Sest isegi nii veider oma elu saatuses süüdistatakse riigi korda, süüdistatakse oma vanemaid, süüdistatakse mis iganes ajastut.
kogu keegi väline süüdi ja nüüd see siis saab kuni selline välja minna, et me saame iseenda loo tekkimises, arengus ja valikus süüdistada kedagi teist. Et see tundub jabur, aga lugu on ju eriti selline, et kas metafoori tasandil me saame loo sa ju valid ise. See on see, mida sa räägid. See on see, mida sa endast välja saadad, on ju. Nii, aga vaata siin filmis toodigi nagu see nüüd hästi välja, et meil on, üks on see, et kus me nagu need allikad, kus me enda loole nagu inspiratsiooni või alget saame. Aga teine asi on see, et ikkagi hea moment, et kena, et see on kuskilt alguse saanud ja nüüd on, aga sul on alati nagu valiku võimalus, kas sulle su lugu meeldib või mitte. Ja võt kõik need samad, need kangelase teekond ja muinasjuttudes ja müütides, et kus õilsad rüütlid käivad võitlemas seal lohedega, kes tuld purskavad ja nii edasi, siis need ei ole välised võitlused, et see lõpuks on tegelikult, see on selline sisemine teema ja sisemaailma teema. Ja sõnum on ikkagi selline, et kui sulle su tänane lugu ei meeldi, vahet ei ole, kus ta alguse on saanud, siis sul on võimalus hakata oma lugu teiseks rääkima. Ümber jutustama ja see on nagu hea, aga ka selle juures on vaja meil võib-olla sellist mingit orientiire või inspiratsiooni ja nüüd minu jaoks on nagu hästi oluline küsimus, et kust me ammutame seda, kust me neid narratiive või neid ideid võtame, et milleks oma lugu hakata jutustama. Aga vot sellepärast ongi vaja tunda neid teisi lugusid. No, me toome esimene näite samad müüdid, aga müüt võib-olla on väga kauge, aga võtame ülejäänud lood, mida me enda ümber näeme. Kuidas läheb mis lugu räägib meie ülemus, mis lugu räägib minu isa või ema, mis lugu räägib erinevad inimesed. Et neid inspiratsiooniallikaid ümber on väga palju, aga siin on tihti ja toimub see veider asi, et jälle me laseme ennast passiivseks. Me lihtsalt vaatleme mingit lugu ja kui see lugu tundub tohutult ahvatlev, siis ma lihtsalt üks-ühele kopeerin selle endale üle. Ja siis hakatakse elama hambad risti mingit teistsugust elu, mingit teistsugust lugu rääkima, mis sinu kohta ei käi. Et nüüd ongi see oluline moment, et kui sa mingit, no täpselt nagu müütidega on. Kui sa müüdi ette võtad, sa ei saa ju hakata, kui sa räägib, et on kuningas ja tal on 3 tütart ja siis sa ei saa just üks-ühele üle võtta, kuna sina ei ole kuningas, sul ei ole võib-olla 3 tütart. Aga et sa pead võtma sealt sa pead võtma sealt just nimelt seda metafoori enda konteksti ümber muutma. Et siin on, ei ole üheseid vastuseid, ei ole üheseid lahendusi, sa lugusid on maailmas täpselt sama palju kui inimesi ja nüüd tulebki kokku panna enda lugu. Aga aru saada ka seda, et võt siin filmis teis üks selline moment, et võt see enda loo puhul me oleme siiski nendest välistest lugudest mõjutatud. Ja läbi sajandite, läbi aegade, ega religioonid on samasugused lood. Religioonid on lood, maailmavaade on lugu, eks. Ja tegelikult enamus konflikte on seotud ju millega, on see lugude vaheline konflikt. Eks. Üks lugu tahab kehtestada ennast teise üle. Ja võt, see tähendab seda, et tuleb nagu väga selgelt ka aru saada, et seda konflikti ei peaks olema. Et need lood ongi erinevad, et siin ma tean, mulle meeldib Don Miguel Ruiz, kes on Tolteegi šamaan, tema üks tsitaat, kes ütles, et vaata, kui sa püüad tõde sõnadega väljendada, siis sa juba moonutad seda. Et see on kõigest sinu lugu, see võib olla tõene sinu jaoks, aga see ei pruugi olla tõene teiste jaoks. Ja sellest ei ole midagi traagilist, kui see ei ole tõene teiste jaoks, aga me tihti unustame seda, me lähme vaidlema, me lähme võitlema, eks ole, tahtmaks kehtestada oma lugu. Et see tuleks esimesena kõrvale jätta. Et rääkida saad sa ikkagi ainult oma lugu. Ja nüüd on nagu selle allikate valiku koha pealt on küll see, et seal tuleb nagu olla tähelepanelik. Ma ei ütle isegi ettevaatlik oleks nagu jälle selline kaitseseisundus. Aga tähelepanelik, et sa paned tähele, kus kohas sa ammutad inspiratsiooni oma loo jutustamiseks. Ja kuidas siin, nagu mis sa arvad, kuidas siin vahet teha, et kella järgi siis joonduda või kuskil snitti võtta, mis see eeldus siin peaks olema? Ei oska mina sellele vastata, et inspiratsioon on pagan hea sõna. Täpselt samamoodi, kui mina näitekirjanikuna, üldse kirjutajana otsin inspiratsiooni, siis me ju inimestena oma eluks otsime inspiratsiooni. See on see kuulus Joseph Campbelli lause, et follow your bliss on ju. Et leia see üks asi, mis sulle tõeliselt huvi pakub või suhestu nende asjadega, hoia nende asjade ligi, mis sinu arust on põnevad, mis arendavad sind edasi.
ja võta nendest inspiratsiooni, aga just nimelt võta inspiratsiooni, sa ei saa seda üks-ühel üle võtta. Just nimelt, aga ma tegelikult ise mõtlesin ka seda, et ma ise koolitaja ja siis ma mäletan, et oma koolitaja aja alguses, ega koolitaja ka loo jutust. Absoluutselt. Ja siis kõike head soovides sa tahad oma lugu nii-öelda maha müüa auditooriumile ja oled väga nördinud, kui nad ei osta nagu seda. Vaatad, et nad ei osta, et kuidas nad aru ei saa, et miks nad ei osta mu lugu. Ja kuni sihukese ängistuseni välja, et näe, mis ma siin vehin ja loobin pärleid, eks ole, ja nii edasi. Aga ühel hetkel sa saad aru, et ei, see on minu lugu ja ma ei tohigi ega ei saagi seda teistele peale suruda, müüa, kuidas iganes. Aga et see lugu oleks tõene võib-olla või ka inspireeriv teiste jaoks, et ma pean seda sama lugu ise elama. Vaata, siin oli nagu selle sõnade ja tegude vastavus, eks ole niimoodi. Ja mina olen siis vaadanud, et minu jaoks on küll inspireerivad need allikad või need inimesed, kes ongi need, nad ongi see, mis nad räägivad, nad elavad seda. Nad elavad seda ette, nagu laste kasvatamises, sinu lapsed veel kasvatamata, aga üldiselt peaks olema niimoodi, et see, mis sa lastelt tahad, sa pead lastele ette elama. Seda lugu ette elama, eks ole. Vaat seda ma mõtlen nagu niimoodi, et see on see teema. Jah, ja see on ikkagi minu jaoks on hirmus keeruline, et mulle väga meeldib see põhimõte, et lugu, jälle tulles tagasi näitekirjanduse juurde, et lugu võib olla huvitav, võib olla igav, võib olla pikk, võib olla lühike, võib olla täis põnevust, aga lugu ei ole kunagi vale. Iga lugu, mida me ümberringi näeme, et ükski neist lugudest ei ole vale ja sellepärast mulle, kui ma aitan oma õpilastelt akadeemias kirjutada näidendeid, siis ma ei sekku kunagi, ma sekkun kõikides ülejäänud aspektidesse, kuidas tegelasi välja arendada, kuidas dünaamikat luua, pingikõverat ja edasi, aga ma ei kunagi sekku nende loosse. Ja. Et ma ei hakka sinna sisse söötma mingisuguseid muid lugusid, aga ma esitan neile väga tihti selle ühe küsimuse, väga tihti vajalik küsin, et kas see lugu on sinu jaoks oluline, kas see lugu on ütleb sinu jaoks ära selle, mis peab ütlema. Ja minu arust lõpuotsustaja on ikkagi see inimene ise. Et kõigepealt tuleks vaadata enda lugu, see on nagu samm number 1. Ja kui sa tabad, kui sa tajud, et kõik on imehästi, kõik on imetore, siis ära paranda asja, mis on terve. Aga kui sa tajud, et seal on midagi katki, vaat sel hetkel hakka otsima. Sest minu arust väga tihti tehakse ka seda, et otsitakse igal poolt, aga inimene ise ei teagi, mis tema enda lugu on. Et siin ei tohi 2 poolt ära unustada. Üks pool on loomulikult vaadata väljapoole, uurida teid inimesi, kes on oma asja tugevad. Aga teine asi on, sa pead olema teadlik enda loost ka. Muide, meie vestlusest hakkab järjest rohkem välja tulema kui leidlik mõiste või kui hea töövahend on lugu lihtsalt mõistena. Et kui me räägiksime inimsaatusest või väärtushinnangutest, siis need tunduvad nagu selliste suurte klotsidena, et neid ei saa liigutada ja see on nii valus teema. Aga kui me räägime oma lugudest, siis lugu võrdub justkui fiktsiooniga, väljamõeldisega. Et seda nagu palju kergem muuta, sellega palju rohkem kergem mängida. Aga see sama lugu võrdubki sinu elusaatus või täpselt nii. Ja tegelikult see peaks just andma selle julguse, kui kerge neid asju muuta. Täpselt nagu sa muudad lugu, sa muudad oma elusaatust. Ja sellest filmist hästi tuligi välja niimoodi, et jah, ammuta inspiratsiooni, miks olid just müüdid sellised, mis on ajahambale vastu pidanud 3-4 tuhat aastat, eks ole. Tähendab, nad on juba testitud, nad töötavad, sealt on palju õppida. Nagu sa rääkisid ka, oma suguvõsa, oma perekonna lugu, sealt on palju võtta. Miks mitte tänastest ka nendest pakutavatest narratiividest, aga sa peadki nagu jälgima, mis toimub sinu sees, eks. Et ei ole ükski asi ei ole iseenesest hea ega halb. Küsimus on see, et kuidas see sind mõjutab ja kuidas sa ennast tunned, eks. Ja kui sa tunned ennast hästi, siis on kõik hästi. Et see ongi, need lood on alati ümber jutustavad. Vaat, mulle nii meeldib, see eesti keeles ongi see, et me oleme lugusid vestvad olendid, meil on enda kohta ka lugu. Et kui sa räägid oma lugu, et ma olen tark, ilus, andekas, siis see ongi sinu lugu. Ja sa oledki see. Aga kui sa hakkad rääkima endast juttu, et sa oled andetu, saamatu, õnnetu, ka see on sinu lugu, sa lihtsalt valisid erineva süsee. Aga hea on teadmine see, et isegi erinevate süsee valikute juures sa võid järgmisena teha uue valiku.
redeli panna teise seina vastu, nagu see Joe Campbelli tsitaat oli, et näed 40 aastat ronid mööda redelit üles ja üles jõudes avastad, et see on vastu valet seina ja midagi katki ei ole. Midagi katki ei ole, paned redeli teise seina vastu, jätkad ronima. Just nimelt sa oled see redel läbi käinud, sa oled juba väga palju, see lugu ongi see redeli kõndimine ja need asjad ju ei kao, kui sa neist just ei loobu. Ehk ilmselt võib-olla kõige tähtsam sõnum vähemalt minu jaoks oligi see, et minu lugu ja mina jutustan seda lugu ja vahet ei ole, kus kohas ma siis tegelikult ammutan seda teadmist, lihtsalt väga suurepärased vahendid on müüdid, legendid, muinasjutud, ka erinevad narratiivid, aga tähtis on see, et ma olen teadlik ja ma jutustan ise seda lugu, et ma ei lase enda eest seda lugu jutust kellelgi teisele. Just, teadlikkus. Ja eks seal tuleb ikkagi välja see tõdemus ka, mida ma arvan, et sina emaga te räägite igas oma loengus on see, et üks asi on nii-öelda asjast mõelda, asjast fantaseerida, aga teine samm on tegutseda. Hakka siis seda lugu rääkima, ära lihtsalt mõtle peas, et mulle meeldiks selline lugu endast. Ei, sa pead seda lugu uskuma, sa pead seda lugu rääkima. Et sellest ei piisa, kui sa konutad kodus ja unistad paremast homsest, mine paremale homsele vastu. Sellega on väga hea lõpetada, see lause mulle väga meeldis ja esimene samm, mis sa teha saad, on tule seda filmi vaatama ja hakkame koos neid lugusid jutustama, igaüks siis vastavalt enda oma, aga vaieldamatult siin on võib-olla hea meelde tuletada see, mida siin filmis öelda, et Sufidel oli kolm momenti, mida siis enesest teadlikuks saamis või oma loo astet oli kasutada, oli palve, teine on meditatsioon ja kolmas on vestlus. Meil on vaja rääkida, meil on vaja omavahel rääkida, et paremini saada enda loost aru, lihvida oma lugu ja edasi jutustada. Nii et kõik on oodatud filmi vaatama. Just. Aga praegu tänud sulle. Suured tänud. Pikast väga.